tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6 Tore kanalitesse. Tere tulemast stuudiosse! Stuudios on tore, nagu te nägite, olen ma sattunud ühte kohta ja kohe küsime, mis see siin nüüd oli? Meil algas tore ring. Kui hea! Kas te olete nõus 1. oktoobril mulle saatesse tulema, sest seal on mul just tore ringi teema? Jaa, sest stuudios on tore! Näeme stuudios! Ja olemegi tagasi stuudio soojates ruumides. Alanud on oktoober, mina olen tore Marju, minu töö on tore ja mul on külas absoluutselt tore kool. Mul on nii hea meel, mulle õudselt meeldib tegelikult, kui käib niimoodi palju noori koos saates mul ja palju juhendajaid ka. Ja see on sümboolne, mul on 3 juhendajat korraga, sest sellel nädalal on ju ka õpetajate päev. Nii et suurepärane, minu meelest ideaalne saade tuleb nüüd siit. Me saame kohe õpetajatega koos alustada ja noortega seal samas. Nii, aga siis teeme traditsiooniliselt, et mis kool see siis on? Uhke kool. Kuulame siit järjest, igaüks saab öelda natuke kooli kohta. Me tuleme siis Kuusalu keskkoolist. Kuusalu keskkool siis asub Kuusalus ja mulle just meeldib väga, kus Kuusalu see keskkool asub. Ta on ümbritsevad kadakad ja männid ja põllud, nagu meil kooli valsis ütleb. Ja siis ongi nagu mõnus pigem maa pool, et on loodus hästi palju ümber. Me ei ole nagu väga linnaruumis. Mulle meeldib Kuusalu keskkool sellepärast, et see on nagu väga sportlik kool, kus on nagu palju trenne, mis on tasuta ja treenerid on head ja üldse nagu kõik õpilased seal on väga toredad ja kõik teevad palju trenni. Mulle meeldib meie kooli maskott, keda me kutsume Rihukaks. Ta on lahe. Meie koolis on väga suur ja erinev väliala, kus on palju erinevaid tronimiskohti ja kus on võimalik ka kehalise kasvatuse tunde teha päris huvitavaks. Meie kooli motoks on armastus, austus, areng ja see. Mulle meeldib Kuusalu keskkooli juures eriti need üritused, mida me siis korraldame. Näiteks meie iga-aastane jõulupidu ja siis aastavahetuse pidu ja ka kindlasti kooli sünnipäevapall. Ja juhendajad, mis ütlevad kooli kohta? No mina võin siis tuua fakte, et meil on üle 600 õpilase ja meil on 70 õpetajat. Ja mis minule meeldib Kuusalu kooli juures on see, et Kuusalu kool on väga arenev kool. Mina olen üsna värske Kuusalu koolis, ma olen 2 aastat ja mis mulle Kuusalu keskkooli juures meeldib see, et seal on väga ägedad noored, kes mind õpetajana on väga sõbralikult vastu võtnud ja nad on tõsiselt väga viisakad ja sõbralikud. Meil on väga hea sisu, et meie toredate noorte ja õpetajate ja koolitöötajate näol ja lisaks sellele areneb kogu aeg meie koolimaja, et mõni aasta tagasi me saime uue algklasside tiiva ja varsti ootab meid ees põhikooli ja keskkooli uute ruumide ehitus ja renoveerimine. No nii põhjalik kooli tutvustus, et täitsa kohe mõnest kohast saaks natuke tahtnud isegi juurde uurida, mis tegelane see seal oli teil? Maskott näiteks, mis ta oli teil, Rihukas, kõlas väga põnevalt ja lisaks kõigele muule ütlen mina, et mina tean, et Kuusalu keskkoolis on tore. Ja midagi tean mina ka teie kohta ja sellepärast olete te siin ja see on ka põhiline, milleks tore saated ju ellu on kutsutud, et saada natuke rohkem aimu, kes kus mida, mismoodi toret teeb. Ja teile ma ju sattusin lausa peale, kuidas te alustasite tore ringiga. Koolides lähevadki käima septembris ja oktoobris tore ringid. Igal koolil on see ju oma nägu, oma tegu. Ja no võib-olla võiks siis teha, et selle ringi kohta ka midagi, et mis sina näiteks ütleksid, et mis sinule meeldib tore ringi juures, kui see jälle käima läheb?
Mulle meeldib just see seltskond, et mul inimesed tulevad kokku, keda ma saan öelda nüüd oma sõpradeks. Alguses ei tundnud, aga läbi tore mängude oleme nagu päris lähedaseks saanud ikka. Ja siis me saamegi nagu tores nagu kõigest rääkida. Et ma usaldan neid kõiki inimesi. Oh, kui äge. Nii, mis sinul lisada oleks? Ma ütleks, et minu lemmikkoht Tore ringis on see, et me saame mängu mängida. Ja need on kõik tavaliselt uued mängud, mis ma pole eriti mänginud. Ja need on mängud, kus ma saan nagu tunda, saada, õppida teisi ja saan aru, kuidas nemad tunnevad. Mulle meeldib Tore ringi juures see, et ma saan kommi sealt. Sa saad kommi sealt ja see on sulle tähtis? Mulle meeldib Tore ringi juures see, kuidas ma saan kõiki usaldada seal ja mul ei ole probleemi oma kooli probleemidest või raskustest rääkida ja et see on väga turvaline seltskond. Mulle meeldib Tore sellepärast, sest et see on nagu niimoodi, et kui pärast pikka nagu koolipäeva ja trenne, et siis sa saad nagu kuhugile minna ja seal on tore olla koos inimestega, kellega sul meeldib olla koos. Mulle meeldib Tores see, et seal on hästi palju toredaid mänge, seal on tore seltskond, kellega neid mänge mängida. Sinna tuleb juurde ka uusi nägusid, uusi tutvusi ja see on igalt väga tore. Ja, suurepärane. Ja juhendajatelt tahaks siis teada, et kuidas see juhtus, et teie koolis algas Tore ring? Kuidas see juhtus? Meie koolis juhtus see nii, et tegelikult meie omavalitsuse kaudu soovitati seda. Kuna väga aktuaalselt oli teemaks noorte väljalangemine koolist ja see on nagu ka Torega seotud, eks ole, üks suund ja siis mõtlesin, miks mitte. Ja kohe oli algamas Tore juhendajate väljaõppe. No ja nii me sinna sattusime. Ja see oli siis kuskil paar aastat tagasi? See oli 1,5 aastat tagasi. 1,5 aastat nüüd juba, jah. No kuidas oskad hinnata ka nüüd seda seisu siis? Kuidas on asi töötanud? No me võime ütelda täna, et täna on asi tööle läinud. Alguses oli kõik hästi vahva ja hästi tore, nagu alati öeldakse. Aga tegelikult, kui sa läksid nagu oma majja, siis ega aru ei saanud, mis me nüüd tegema hakkame. Aga see kõik kuidagi nagu väikeste sammukeste haaval hakkas tulema, sest et need noored tulid ise nagu meie juurde. Ja see on see põhiline, et me tunnemegi ennast koos hästi ja nii me oleme siis koos kasvanud. No meie ringid ei ole ainult koolimajas, me käime väljas ka. Et ja me käisime, meil on nagu justkui üks siht, et me käime külastama oma naaberriike. Riike lausa, jah? Riike. Mitte koolraabritteid, vaid lausa riike. Meil on ikka suured unistused on meil. Väga äge kuulame. Ja me käisime Lätis, me käisime Riias, et ja noored veel ei tea, aga nüüd võib avalikult öelda, et plaanime siis järgmine kevad minna Soome. Jäi, Soome, seal on ju tugiõpilastegevus on sealt tulnud Eestisse tegelikult see idee. Oi, kui tore, peaks teile vaatama sealt mõne sõpruskooli, kus on ka torekad. Või nagu, ütleme, seal ei öelda torekad, sest see on eesti sõna, seal on tugiopilased või kuidagi top vahel nad ütlevad, aga... See on väga hea mõte, Marju, sest ma kirjutasin eelmine aasta meile projekti, mille rahastuse raames me saime käia ja nüüd ma juba vaikselt panen järgmist kokku, et ma võtan suga kindlasti ühendust, et see sinna sisse panna. Väga põnev. Kui äge, super luks. Ideed hakkavad kohe saatest ka idanema. Nii, Helen, sinu lugu on natukene teistsugune, sest sa tulid Kuusalu kooli, sa just ütlesid ka, et sa oled ainult paar aastat seal olnud, aga sa tulid sinna ju tore teadmisega juba. Jaa, minul oli selles mõttes hea tööintervjuule minna, et kui küsiti, et mida sa tahaksid koolis teha, siis ma ütlesin kohe, ma tahan toret teha. Et ja ma vahetasin seoses elukohavahetusega kooli, ehk siis ma alustasin Tore ringi Jüri koolis ja seal sain ka juhendajate väljaõppe. Ja kui ma kooli vahetasin, siis mul oli väga hea meel, et Kuusalus tuli ka täpselt sellel samal aastal Tore.
ja mul õnnestus tegelikult teist korda ka käia juhendajate väljaõppel ehk siis need koolitused, mis mul haiguse tõttu jäid Jüri koolis käimata, siis ma sain Kuusalu noortega koos, ma sain nendega tuttavaks, ma sain niimoodi ka kooli väga hästi sisse elada. Ja see oli väga kasulik ja ütleme siis niimoodi, et minu jaoks hästi pehme maandumine. Torega on alati pehme maandumine. Väga ilus on seda kuulda. Ja Grete? No minu lugu on jälle hoopis teistsugune, et mina hüppasin üldse pardale siin mitte täitsa algusest, et kuna üks tore juhendaja jäi väikeste beebidega koju, siis oli asendust vaja ja siis Marika moosis mind ära. Ja kuna ma teadsin, et Helen on ka pundis ja meil juhendajatena juba omavahel on nii tore, siis ma mõtlesin, et siia kindlasti tulevad kõige vahvamad õpilased ja meil päriselt ongi kogu aeg väga tore. Nii et mis sest, et ma esimeses moodulist ilma jäin, et järgmised 2, ma ikkagi aimu sain ja eks need noored on järgi aidanud mind siis nende kohtade pealt, mida ma ei tea. Ja nüüd täpsustav küsimus. Kellena sina koolis praegu töötad seal? Mina olen Kuusalu koolis tööl arendusjuhina. Et ja olen ka juhtkonna liige, et selles mõttes meil on igati juhtkonna toetus sellele ringile, et seda kahtlust ei ole, et Marika on samamoodi juhtkonnas, et meil on kohe väga hästi juhtkond esitanud, ma ütleks. Jah, ja see on väga tähtis, et juhtkond saab aru, miks selline asi koolis vaja on ja kui näiteks tuleks praegu sinu juurde keegi, kes absoluutselt torest ei tea ja küsiks, et no kuule juhtkonna liige, teil on seal see tore, et miks seda siis koolis vaja on, mis sa ütleksid? No mida ma nüüd ise olen nagu tundnud ja näinud selle aasta jooksul, mis me oleme koos käinud, et siis mulle tundub, et täna ongi noortel vaja võib-olla niisugust kohta, kus ennast tühjaks rääkida, neid rõõme jagada, neid muresid jagada ja mina just julgustakski selle koha pealt noort tulema, et nagu siit läbi ka käis, et me tõesti nagu usaldame kõik see, mis me seal räägime, kõik jääb sinna, et jah, ja me kõik räägime seal ennast tühjaks, ega meie samamoodi, et see on tegelikult, ma arvan, kõigi selline väga oodatud päeva osa, et kõik need kuhjunud pinged, mida sa tahad võib-olla natuke maha saada ja ka need rõõmud, mis on päeva jooksul olnud või nädala jooksul, et selles suhtes jah, et kindlasti selline väga nagu mõnus vaba, usaldusväärne ja selline tore sõpruskond lausa, ma ütleks ka, on sellest kujunenud. Äge. Ja no Helen, sinu puhul sama asi, et kellena sa koolis töötad ja kui sa seal tore koolitusel juhendajaks õppisid, sest tegelikult me ei peagi ju niivõrd kogu aeg rääkima, et noored tulge, vaid see hakkab ikkagi peale juhendajast, siis mis sinu jaoks muutus? Miks sa läksid okei, seda sa nagu natuke mainisid, aga mis sinu jaoks muutus? Mina töötan koolis õpetajana. Ma olen eesti keele kirjanduse õpetaja ja sellest aastast ka taas jälle klassijuhataja. Eks siis mind on tore koolitusel aidanud see, et ma olen õpetajana kindlasti saanud paremaks. Ma olen ka koolitundides saanud kasutada neid mänge, meetodeid. Ma olen ilmselt natuke paremini õppinud noori kuulama ja seda on aidanud kõik need noored siin. Võib-olla ka märkama selliseid asju, mida ma ehk enne ei pannud tähele. Ja võib-olla ka aitama noori, et kui neil on nagu mingi probleem, siis jõuda nagu nendeni natukene lühemat teed pidi, kui ma võib-olla enne läksin. Eks siis jah, tore koolitused on aidanud mind õpetajana väga palju ja ma usun, et igal õpetajale kulub üks tore koolitus ära just sellepärast, et noori paremini mõista. Seda on suurepärane kuulda. Teie klipid võiks panna kohe eraldi tore reklaamiklippideks, aga üks tuleb mul veel kohe siit. Marika, kellena sina töötad ja milline on olnud selle väljaõppe mõju sinu tööle? Mina olen Kuusalu keskkoolis õppetoejuht, ehk siis
minu alt käivad läbi näiteks haridusliku erivajadusega õpilased ja õpilased, kes vajavad tuge õppimises, võib-olla psühholoogi tuge, võib-olla logopeedi tuge. Aga mis see tore on toonud, ta on tegelikult täpselt üks minu töö osa. Et, ja seesama, mis ma enne ütlesin, see koolist välja langemine ja kooli rõõmu nagu toomine, et seda on hästi raske noortele nagu tuua. Ja kui ma näen nagu igapäevaselt oma töös, et meil on siin 7 või 8 noort, kelle silmad säravad ja nad tulevad ja nad naeravad koos meiega ja nad räägivad avatult ja nad on meiega koos valmis tulema reisile, eks. Et siis mulle tundub, et kõik on hästi läinud. Et ma võin ise endale nii-öelda nagu pai teha ja meil on tõesti väga tore seltskond. Aitäh! No kuulsite, mismoodi teie juhendajad on täitsa sillas torest. Väga tore, aga mina tahan kuulda, kuidas teil ka see on olnud, et see teekond ja kui te suudaksite niimoodi öelda mingi ühe asja, mis on sinule olnud see tore, mis sina oled saanud torest, õppinud või milline see mõju sulle on, siis kuidas see oleks? Ja nüüd võib ringa alustada näiteks ka sealt hoopis. Ma olen nagu, et mul on olnud parem, sest et ma saan rääkida mõndadest asjadest, millest ma nagu ei saaks rääkida nagu kõikidega, mis on nagu tore, sest et ma saan nagu sellest lahti ja nagu sellel katad maha ja siis ongi nagu parem ülejäänud päeva. Sul on enesetunne parem? Jah. Oh, kui äge asi välja tuua. Mulle on tore siis andnud hästi palju uusi sõpru ja täiesti uue seltskonna, kellega ma siis nüüd pidevalt suhtlen ja tegevusi teen. Äge asi jälle. Tore on kindlasti aitanud eneseväljendusega mul, et ükskõik, kas ma siis koolitan või annan intervjuusi või mis iganes, ma oskan nagu paremini ennast väljendada, enda arvamusi ja olen aru saanud, et on okei, kui inimesed ei nõusta minu arvamusega. Jälle nii tore. Minul on tore siis muutunud sellega, et mul on pärast pikka vasitavat koolipäeva siis koht, kuhu ma saan lihtsalt minna rahulikult rääkima juttu ja mängima mänge. Ja ma ei pea üldse muretsema, mida teised arvavad minust või et mida ma tegema pean ja ma saan rahulikult olla seal. Aitäh. Tore on aidanud või nagu õpetan mulle positiivsemalt mõtlema, sellepärast, et ma tavaliselt mõtlesin väga negatiivselt asju, aga nüüd ma oskan natukene positiivsemaks neid muuta, need mõtteid. Super. Tore on mind õpetanud rohkem teistega kuulama ja nende arvestusi nagu ka arvestama ja ma ei jah. Nende arvamusi ka. Nende arvamusi ka arvestama ja jah. See on väga tähtis asi tegelikult. Et kuskil keegi arvestab, kuskil on hästi turvaline, kuskil on hästi soe ja lisaks veel õpid asju ka, igasuguseid oskusi tuleb juurde. Ma vaatasin, et juhendajad ka seal nii õnnelikult kuulasid, et no meie noored. Te olete uhked. Need olid asjad, mis on sellised üsna normaalsed juhtumid, samas nii vajalikud maailmas, nii olulised, tores, mis juhtuvad teistes koolides ju ka noortega ja juhendajatega. Aga kas teil on, mida te ise peate oma ringis, mingit täitsa ükest pops, kus see on ainult Kuusalus? Mis sa arvad? On teil midagi sellist üldse? Ainult Kuusalus. Seda ma ei julge pead anda, et see ainult Kuusalus. Aga mingi asi teil on? Meil on tegelikult ja ma tooks paar asja välja. Esiteks on meil ASCII kaardid. Ilma milleta me tore ringi ilmselt ei tee. Ehk siis need aitavad meil üksteist paremini tundma õppida ja ennast avada. Ilma, et meil on muidugi reegel, et kui ei taha, siis ei pea vastama küsimusele. Aga ma ei tea, keegi väga ei ole seda kasutatud. Alati on ikkagi ära vastatud. Ja teine asi, mis on väga põnev, mis tuli noorte enda poolt, oli see, et võiks midagi õpetada ringis. Niimoodi, et noor ise õpetab. Meil kahjuks küll siin üks noor läks pärast 9. õpetamist teise kooli. Ta oleks kindlasti rääkinud, et tema need õpetamistunnid olid väga populaarsed. Ehk siis me saime seal nii mõnegi uue oskuse, mida võib-olla koolitunnist ei saa.
nii, ma võtan nüüd enda jaoks kokku, et ma saan aru, et teie jaoks on oluline ja eriline see, et te olete seda tore metoodikat natuke laiendanud enda jaoks, et võtnud juurde lisa selliseid elemente teistest asjadest ka, sest kui juba toimiv vundament on loodud, siis võibki teha mida iganes nende noortega, eks ju. Ja teine on siis see, et noored ise õpetavad midagi, sest igaüks on eriline ja igaüks oskab midagi. See on nüüd küll, ma seda ei ole tegelikult väga varem kuulnud. See on täitsa kohe. See on kohe nii eriline asi, et ma tahaks kuulda, mida te siis õppisite, mingi üks asi, eelmine kevad selle noore poolt, mis sa ütlesid, et ta läks küll ära, aga mis te õppisite siis? Üks näide. Ta õpetas meile näppude abil arvutama. Ma pean päriselt tunnistama, et minul see välja ei tulnud. Aga see oli iseenesest nii vahva asi, kuidas näppude abil arvutada niimoodi, et ka suuri numbreid. Sa jätad kuidagi meelde mingid näpud, mis on nagu, ma ei tea, 1000 ja oli vist nii, eks ole. Wow. Yeah. Muidu tahaks kohe öelda, no mis see siis on, kõik me oleme näppude peal arvutanud, aga see on niimoodi, jah. Ja kus tema seda oskas siis? Ta oli ise õppinud seda YouTube'ist ja tänapäeva noored on ju andekad. YouTube lahti ja uus oskus juba olemas. Kui äge. Nii, ja kes teil järgmisena õpetab midagi? Me ei ole seda veel paika pannud, aga ma arvan, et see võiks olla meil Jasmin, kes õpetab meile keemiat. Sest täna näiteks siia tulles bussis toimus see meie taga, et Jasmin õpetas oma bussi pinginaabrile keemiat. Ja võt see on selline asi, mille üle meie jälle nagu rõõmu tunneme, et see toimibki nii, nagu ta peab toimima. No täpselt. Minul tuli meelde, me tegelikult ju lausa rahvusvahelisi külalisi sinuga ju Rasmus õpetasime. Et see sai väga palju positiivset tagasisidet, et meil käib väga palju Erasmus-gruppe koolis. Ja siis alati on nagu see, et sealsed õpetajad tahavad nagu meilt ka midagi õppida. Ja siis ma pakkusin välja, aga mis me võiks midagi nagu torest neile rääkida. Ja nad olid väga huvitatud ja siis me tegime läbi seal mingi paar mängu, mingi väärtuste mängu tegime nendega. Nad olid seal nagu nii sillas, et kirjutasid üles, et issand, kui hea mõte ja me saame seda kohe minna rakendama. Ja üldse see tore tundub teil nii äge, et te teetegi seal selliseid nii ägedaid asju päriselt. Et see oli jah siuke, millega ma arvan, et me võiks ka jätkata. Torena, et need grupid jälle tulevad, siis omalt poolt nagu pakkuda midagi siukest sellist natuke nagu väljaspool koolitundi midagi teistmoodi. Et jah, et selline õpetamise teema on jah kuidagi läbi aasta jooksul. Väga eriline asi minu meelest. Ma tõesti pole seda kuulnud ja kuulake teie ka ja pange kirja ja tehke samamoodi. No nii, ja lõpetuseks teil on nii, nagu ma juba kuulen, et see saade on täis selliseid väga häid lõike ja väga häid mõtteid, et aga aeg ei ole kummist ja me teeme siia lõppu näiteks midagi sellist, et mis te ise tahaksite rääkida tore kohta? Veel ütelda midagi, saate lõppu midagi head? Ma arvan, et see just, et noored ise tulevad meie juurde küsima, mis see tore on. Et me ei peagi nagu ise minema nagu kulutama seda väga. Et ma olen ise käinud noortele kotkastele meil tutvustamas seda ja siis ongi nagu klassivennad ja koridori pealt tulevad küsima minu käest, et kuule, et mis see tore on, et mis te teete seal, et nagu see tundub täitsa lõbus, et kuidas ma saaks nagu liituda. Et see on küll täitsa vahva minu arust. Noorelt noorele toimib kõige paremini ja siis ma saan aru, et teil on oodata seda, et see ring läheb nagu päris hästi ja laiaks teil, jah? Et praegu on sellised esimesed tunnid ilmselt. Teil hakkab ring olema mis päeval? 3 päeval. Super. Saade aga on meil jätkuvalt teisipäeviti. Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6, sest stuudios on tore! Väike paus käib asja juurde. Lehvitame kõik koos.